kuidas siis mööbli valdkonnas seda mööblidisaini kopeerimise vastu ennast kaitsta, mida seal üldse nagu teha saab. Selleks on mul siis hea meel kutsuda lavale Margus Sarap. Tere! Äkki sa, Kalev, kohe küsid, et kui on ettevõtete disainid olemas ja kopeerivad, et äkki ma lähen kohe viimase slaidi juurde. Aga okei, ma alustan pihta. Teeme siis, et kelle arvates on see probleem, et turgudel kopeeritakse meie disaine, Eesti mööblidisaine? On kellelgi probleem? 1, 2? Ikka natuke on. Aga võib-olla ei olegi see, et väljapool kopeeritakse, võib-olla on probleem on see, et ma ise kopeerin äkki. Just täpselt see on see mõte sellel asjal. Ehk et pealkiri on jah siuke küllaltki ambitsioonikas, et mööblidisaini kopeerimine versus siis tööstusomandi kaitsepiirid, praktilised probleemid. Mõtlesin, kuidas seda asja üles ehitada ja esiteks üks pilt teile, mis on ka disain. Ta ei ole nüüd küll just mööbel, aga mine tea, võib-olla mõni teeb endal sellise voodi. Aga millest räägime? Kõigepealt, kuhu selle tööstusdisaini üldse paigutab selle intellektuaalomandi maastikul ja mis on siis see tööstusdisaini kaitsepiirid, et millega peaks nagu arvestama, kui ma tahan midagi kaitsta või kui ma tahan kellegi pealt midagi maha kopeerida või ma tahan kedagi kuskile kohtusse kaevata. Mis võimalused on Eesti ettevõttel? Sest ma tean, et teie liidu liikmetel on disaine kaitstud ja ma vaatasin andmebaasi ja väga tublid olete tegelikult. Kulu on alati see, mis kohe ju esimesena küsitakse, et palju see kõik maksab. Siis on mul paar slaidi, kus on teie valdkonnaga seotud ettevõtete mõned disaini näidised, riskid, siis räägime natuke kopeerimisest, vaidlused ja kas see kõik ennast üldse ära tasub tegelikult. Et kuhu siis paigutada see disain, mis on nagu teilgi mööblitööstuses, nimelt see mööblidisain, et tegelikult kogu see ruum on ju disaini täis, on see pult on disain, on see sein on seal disain, need toolid, kus te istute on disain, et kus ta nagu paigutub, sest disainil on nagu see, et ta on nagu ühtepidi on ta suures osas seal tööstusomandi juures, need on registreeritavad õigused, kuhu kuuluvad ka kaubamärgid, leiutised, domeenid ja muud asjad. Aga samas ta tegelikult natukene on ikkagi ka seotud autoriõigustega, mis ei ole registreeritavad. Näiteks ütleme, on ju disainerid, kes loovad väga unikaalseid toole laudu disaine. Et see on selles mõttes nagu see teema, just need unikaalsed. Aga mis nagu tööstusesse juba läheb, kus mitte ei teha ühte asja, vaid tehakse sadu tuhandeid, siis see on nagu rohkem tööstusdisain ja seal on nagu see koht, et kas äkki kaitsta ikkagi oma toodet, et võib-olla see annab mingisuguse konkurentsi eelise. Siin on Euroopa Intellektuaalomandi ameti üks selline ilus slaid. Nad on seda võtnud kogu seda intellektuaalomandit kui metroo ja siis, kus kohta see kõik see paigutub, kõik see asi. Et ma arvan, nende slaidid on teil pärast kindlasti kätte saada, et siis te saate uurida, mul on juurde pandud ka sinna viited, saate ise veel ka sellest nii-öelda EÜPO lehelt vaadata. Eesti seaduses on kirjas niimoodi, et mis see tööstusdisaini lahendus siis on? Tooteruumiline või tasapiline väliskuju, mille siis võivad siis moodustada vormid, värvilahendus, ornament ja nii edasi, nii edasi. Euroopa disaini puhul on enam-vähem sama määratlus, ehk et tegelikult, kui võtta nüüd lühidalt kokku, siis see on toote väliskuju. Kui mul on kuskil mingis tootes sees mingisugune kabaldisain, siis seda ma ei saa tööstusdisainina kaitsta. See ei paista välja. See asi peab kõik välja paistma, siis ta on nii-öelda defineeritav tööstusdisaini lahendusena, mida saaks kaitsta või mida saab siis avaldada, et keegi teine pärast mind ründama ei hakka. Aga kõigi nende disainide juures on kaks olulist asja. Kõige olulisem tegelikult see, et ta peab olema uus. Sest aeg-ajalt ikka jällegi tullakse, uuritakse, et mul on selline laud, mul on selline tool, kas ma saan seda kaitsta, tegelikult ei saa, sest see on kunagi 20 aastat, 30 aastat tehtud ja ma tean, et disainerite juures on alati see, et unustatud vana,
on väga vinge uus jällegi. Et käib kogu aeg selline ring, aga siiski on olemas võimalused, et minu disain, minu tool, minu laud on tegelikult natuke teistmoodi. Ja teine on see eristatavus, mis on selline nüüd subjektiivne termin, õnneks, kui ma tööstusdisaini lahenduse kaitse taotluse esitan, Patendiametit sisulist ekspertiisi Eestis ega Euroopas ei tee, nii et ta võiks olla olemas, et ta peaks eristuma. See eristavuse küsimus tegelikult tuleb pärast mängu, kui ma hakkan kedagi oma tööstusdisainiga nii-öelda blokkima või mind hakatakse kuidagi blokkima või see on nagu see teema. Ja kolmas on termin see, et seda peab olema võimalik valmistada, et mingit utoopilist asja ilmselt tööstusdisainina ei saa kaitsta. Uudsuse juures on hästi oluline see avalikustamine. See puudutab just nimelt teid iseendid, kui te mingisugust toodet välja mõtlete, et disainerid töötavad uhinasti või on teil töötajad, kes tuleb hea ideega, siis on väga oluline see avalikustamise moment. Kõik, mis on avalikustatud, seda põhimõtteliselt enam kaitsta ei saa, see rikub selle asja uudsuse ära. Ehk et alati on see, et artikkel, messile minek näiteks. Mul on väga vinge toode, mööblitoode, mingi valmis mõeldud, tuleb mööblimess, loomulikult, kui mina oleks ettevõtte, loomulikult kohe messile välja, kliendid, müük käima, särgid, värgid, aga, ja siis mõtlen, et mul kuskil käisin seminar öeldud, et saaks kaitsta, ma tahaks kaitsta. Ja siis, kui tullakse ja arutame, kas te olete näidanud seda, jah, me näitasime seda seal olid prospektid, uudsus on rikutud ja võib ju selle taotluse esitada, ekspertiisi teha, aga kas on mõtet? Toote esitlused, müügiga alustamine, kõik sellised asjad on need, mis rikuvad selle uudsuse ära, et sellega peab alati arvestama. Mis on siis Eesti ettevõtte need võimalus, kuidas ennast kaitsta? Siia tuleb muidugi öelda ka seda, et kui tehakse sellist masstoodangut, ütleme, toolid, lauad, mis on ajast aega, siis seda ei ole mõtet kaitsta. Seda ei saagi kaitsta. Räägime ikkagi seda, kui on välja tuldud mingi unikaalsema või uue tootega. Eesti ettevõttel on siis kõigepealt Eestis, siis järgmine variant on natuke laiem, on Euroopa Liidu disainilahendus, siis on olemas rahvusvaheline ja siis loomulikult riigiti, igasse riiki eraldi, et ei ole olemas sellist üldist suurt disainikaitse varianti, et nüüd ma annan Eesti taotluse sisse, saan Eesti tunnistuse kätte ja siis on kogu maailm kaitstud, et tegelikult kõik see on territoriaalne. Aga mida ma olen tähele pannud või mida on näha tegelikult, et Eesti ettevõtjad ja ka mööbliettevõtjad tegelikult on väga positiivselt vastu võtnud just nimelt see Euroopa Liidu disainilahenduse kaitse, sest see on ikkagi 28 riiki ja hiljem, kui tuleb üks siin kulude slaid, siis on näha, et see tegelikult see summa, mis riigi kohta tasutakse esitamisel ja pikendamisel on tegelikult üsna marginaalne, ma ütleksin. Mida need süsteemid endast kujutavad? Maksimaalselt tegelikult, kui teil on hea toode, te võite 25 aastat saada monopoolse õiguse selle tootele. Keegi teine ei tohi täpselt samasugust toodet valmistada. 25 aastat on päris pikk aeg. Ma tean, et mingid mööbliasjad tegelikult võib-olla müüakse 3-4-5 aastat ja ongi kõik. Sest seda näitab ka see, näiteks kui vaadata andmebaasides Eesti ettevõtete disainikaitse lahendusi, siis ongi, et on näha, et on tunnistus kätte saadud ja siis on 5 aastat, kus tuleb see esimene pikendamine, siis enam ei ole edasi pikendatud, siis kas on siis see toode ennast ammendanud või mis tavaliselt juhtub tegelikult, on unustatud pikendada. Nii et ka Euroopa Liidus on 25 aastat maksimaalne, see on niisugune 5-aastaste tsüklidega käib. Ja on olemas ka Haagi süsteem, aga Haagis on see, et siis need lähevad pärast ikkagi siseriiklikeks taotlusteks, seal sõltub juba igast riigist, et see on päris keeruline. Ma arvan, et Eesti ettevõtte esialgu, kui tal on ambitsioone, siis vähemalt see Euroopa Liidu disain peaks olema silmes, kui ta üldse midagi kaitsta tahab või saab. Kulud. Kulud on nii, nagu nad siin on, välja on toodud riigilõivud teenustasude kohta, ma võin öelda, et näiteks need on piirides seal 350 kuni 600-700. See sõltub, palju tööd on vaja näiteks minusugusel abilisel seal patendivolinikul teha, kuidas moodi neid joonised on vaja, neid pilte on vaja töödelda, sest
tihtipeale on probleemiks ju see, et ma ei saa panna sinna täiesti suvalist fotot. Nõue on ju see, et sellest disainilahendusest peaks saama täieliku ülevaate, korraliku ülevaate. Kui ma panen sinna mingisuguse uduse hallides toonides foto, ma ei usu, et ma väga suurt võitu saavutaksin, kui ma peaksin kedagi hakkama süüdistama, et kuule, et vaat see detail sääl on, mis sina teed, on sarnane minuga. Pigem olgu joonised korrektsed. See annab pärast palju parema võidu tulemuse. Euroopa Liidus on lõivud sellised, et lõiv kokku 350 € ja kui te vaatate, siis tõesti 25 € riik 5 aastat. Ma arvan, et kui üks diivan maksab kuskil seal, no ma ei tea, 700, 2000, 10 000, siis see summa sinna sisse, see kaob kuskil ära. Et see on nüüd see mõttekoht, et kui mul on uusi asju tulemas, et miks mitte kaitsta, aga mis ei tähenda seda, et ma kutsun üles, et peab igal juhul kaitsma. Mööbel on klassifitseeritud sellise klassi, tähendab, kui nüüd taotlus esitades peab kõik need oma tooted kuidagimoodi ära klassifitseerima ja 6. klass on see, mis on sisustuskaubad ja on mööblid ja selle järgi ma siis proovisin nüüd andmebaasist, Euroopa disaini andmebaasist natukene otsida, mis siis Eesti ettevõtjad on teinud ja tulemused on, ja siin on näidatud ka, et mis need nagu need veel alajaotused on, et kes tahab, võib ise pärast veel vaadata, mul on link ka toodud, et kuidas mul see andmebaas, sest tegelikult öeldakse, et te ise tooted, aga tunne ka oma konkurente, nii et konkurente tuleb tunda ja tuleb vaadata, millega nemad tegelevad. Nii, siin on mõningad tooted, need on nüüd see esimene alajaotus, seal üleval on siis selle alajaotuse number, taga on veel üks number, 43 disainitaotlust ainult. Ma ütleksin, et see on vähe tegelikult, ma arvan, et Eestis on mööbliettevõtted rohkem, kes igasugust asju teevad. Siin on, kas nüüd kõik on teie liidu liikmed, aga need 3 on kindlasti ühe teie liidu liikme toodang, mis on disainiga ära kaitstud. Voodid. Jällegi. Siin on mul pandud meelega väike täpsustus aegunud, et ehk see 5 aastat on mööda saanud ja pole pikendatud, kas on põhjus see, et lihtsalt toode ei läinud hästi. Okei, lõpetan selle kaitse ära, et ega mis siis ikka, või siis on siis ka unustatud jällegi ja neid vooded on ainult selles klassis 7. Ma ei tea, millega mööblitootjad Eestis tegelevad, kappide tegemisega vist rohkem. Siin on kappe on 17 ja siin on siis sellised kappide disaini näited. See, mis on seal paremal, on nüüd üks niisugune huvitav tooteseeria kohe, mis on kunagi esitatud. Kahjuks on ta nüüd aegunud, ju siis ei läinud tarbijale peale see kapp või midagi juhtus. Siin on siis niisugused liitmööblid, kokkupandavad mööblid on ka, 14 on neid seal andmebaasis, väiksed näited. Siin on riidepuud, on ka olemas, millega mööblitootjad tegelevad. Siin ühes klassis on 17 ja vist 07 vist oli mitte midagi. See grillalus, mis on selle kohta, ma arvan, leiate kindlasti internetist ka ilusa video Patendiameti kodulehelt. Ma just vaatasin, nad olid uue uudise üles pannud, et miks tasub oma disaini kaitsta. See on see nii-öelda moodulites kokkupandav grilllaud, mis sa saad endale siis aiamaja juurde osta. Aga siin on nüüd väiksed niisugused huvitavad näited Eesti disainidest. Ka Vurriluu on ära kaitstud kunagi disainina. Õnneks ta on aegunud, nii et te võite rahulikult vastlatajal Vurriluu valmis teha ja neid müüa. Õnneks on ta aegunud, sest tegelikult see tähendab seda, et enam samasugust asja kaitsta ei saa. Võib-olla, kui ma nüüd teen selle nööri võib-olla kollaseks, võib-olla õnnestub kuidagi moodi, aga väga raskelt. Leiv, see oli ka, üritati, aga tühistati, sest tegelikult see on nüüd see, et see uudsus kunagi kuskil oli olemas. Gloobus tegelikult on Eesti pilt on seal peal, see on Eesti gloobus. Nii et, ja vannid, kõik teavad vannitootjad, tal on väga palju neid disaine. Mis on need riskid, millega hästi palju tegelikult peaks arvestama? Ehk et ei osata nagu seda tööstusomandi, seda mis kaitstav on, see nagu väljatöötamisel nagu rõhku panna, mis asi see õige, mida ma tegelikult tahan.
mis on see, mis ma kaitsta tahan. Teiste õiguste rikkumine. Seda aeg-ajalt on ja seda teiste õiguste rikkumist aitab tegelikult välistada see, et ütleme 2 sammu enne, kui te hakkate seda kopeerimist tegema, uurite, äkki on kaitstud. Äkki on kaitstud. Ja ongi, et tegelikult päris paljudes firmades puudub ülevaate üldse, mismoodi see tootearendus käib. Ja loomulikult enda õigus jäädaks kaitsmata õigel ajal. Ja mis on väga suur punkt, on korrektne lepingute puudumine, sest nagu ma ütlesin, disain on natuke ühe jalaga sees ka autoriõiguses. See tähendab seda, et kui mul on disainer tööl, siis ta on autor ja tal on teatud õigused. Need õigused tuleb tema käest kätte saada. Ei plaanitata kulusid. Täna teen midagi, aga siis ühel hetkel selgub, et on vaja 5 aasta pärast pikendada ja siis ei ole mul raha enam selle jaoks. Avalikustamine. Sellest oli ka juttu, et kui teil on hea asi, istuge korraks maha, mõelge ja võib-olla äkki anname taotlu sisse. Ja see viimane punkt on pandud lihtsalt selliseks natukene irriteerida teid, et ilmselt keegi teist ei hakka ise hambaid parandama. Mina ei hakka mööblit tootma, ma tulen mööblit teie juures tellima. Et samamoodi on see, et kui vähegi võimalik, kasutage spetsialistide abi ja ma arvan, on olemas spetsialiste, kes nii-öelda esimeses lähenduses räägivad teiega, annavad selle õige teeotsa kätte ja nad ei küsi selle eest ka isegi raha, näiteks nagu mina siin täna. Korrektsed lepingud ja peate arvestama, et neid huvilisi ümber teie on ikka päris palju. Siin juba päris palju slaide. Ja teine asi muidugi, mis on see on pandud karikatuuriks, et lõpuks keegi küsib, kelle oma ta siis on. Kõik tahavad saada juppi sellest, kui see tekib. Kopeerimine. Kaitsmata või avalikus toote kopeerimine tegelikult on lihtne. Esiteks on väga raske on sellel nii-öelda, keda ma kopeerin tõestada, et ta on selle omanik. Tal ei ole dokumenti. Oleks tal kaitstud tunnistus, paneb lätti ja ütleb, näete, siin on see tunnistus, siin on see toode, see on minu oma. Reeglina väga vähesed korralikku dokumentatsiooni peavad asjad üle, mida nad teevad. Selle toote omanik peab alati minema kohtusse. Ma võin ka seda mängu mängida. Kopeerin, teen. Tema peab midagi tegema. Mina ei pea midagi tegema. Mina teen toodet ja toodan lõbusasti ja müün. Autorsus või toode on vana. Kõik siin mööblitootjad saavad aru, et kõik need lauad, toolid, mis on kunagi tehtud, et neid võib igaüks teha. Isegi siis, kui ma tunnen, et see on kunagi minu poolt välja mõeldud, minu disainerite poolt tehtud 70. aastatel, siis ma ei saa keelata selle tootmist kellegi teise poolt tegelikult. Ma võin seda teha, aga ma arvan, et kasulikum on raha paigutada tootearendusse, kui advokaatidele maksta. Või kaitse kehtivus on jäetud pikendamata. Kui on hea toode, vaatan, kehtivus lõppenud, tuld. Ma ei tohi muidugi niisugust soovitust anda, aga nii on. Elu näitab, et nii see asi käib. See käib mitte ainult siin Eestis, see käib ka mujal. Jällegi paar sõna sellest eristatavust, need on need kriteeriumid, mille järgi seda eristatavust mõõdetakse, aga ma ütlen, see on subjektiivne. Aga mis nagu teile peaks jääma meelde, et jälgi, mis toimub ja võtta ette ennetavaid samme. Tähista oma tooted, et mul on disainiga kaitstud, hoiata võimalikult vara oma konkurente, kui sa näed, et keegi järgi midagi teeb. Kui sa jätad selle hoiatamise hilja peale, siis ma olen toonud võrdlused, nad nagu kui prussaka uksest sisse lased, siis 6 aja pärast on neid 100 tükki juba. Ja siis on väga raske neid kontrolli all hoida. Ja mis on veel, et registreeritud disaini omanik saab vaidlustada nende teiste rikkumisi, mis on vastuolus tema omadega, aga samas peab ta arvestama, et sellega keegi teine saab, 1 minut veel, keegi teine saab tema õigusi tühistada. Ja ta saab toetada just nimelt nendele punktidele, mis on siin toodud. Natuke paar sõna, eks saate vaadata, et mis on see avalikustamine. Kui see asi toimub ettevõtte sees, siis see ei ole avalikustamine alati. Ja prioriteedi õigus on ka veel hästi oluline asi, mida teinekord võib kasutada. Vaidlused. Üks ainuke näide, mis on tegelikult Eesti kohtust läbi käinud, on see kapteni grill,
ja karistuseks mõisteti nii-öelda sellele järgitegijale siis 20 000 krooni lõpuks, on ju. Protsess kehtis 4 aastat, aga selle disaini omanik oli põhimõtteline mees, ta oli Põlvamaalt, ta oli põhimõtteline, ta läks lõpuni. Palju ta peale maksis? Aga ta oli põhimõttega, mina olen ka teinekord, mul põhimõtted maksavad. Ma olen nõus maksma, aga põhimõte maksab ka midagi. Siin on veel, millele mõelda ja nagu alati, põhiline asi on see, kõik kaitsmata intellektuaalomandi õigused on alati probleemide pundar, varem või hiljem. Oleks on alati tore poiss, aga viited, siin on üks viide, kust vaadata, on Euroopa Liidu Design View, kus saab hästi palju nagu andmeid. Ja kui on küsimusi, siis küsige. Aitäh, teeme kõigepealt aplausi. Meelis Loo aktsiaselts Vermo. See on kindlasti pikem teema, aga äkki saab lühidalt kuidagi, et mida see kaitsmine selles mõttes annab, et muudame natukene toodet, teeme sentimeeter siit lühemaks, 2 sentimeetrit pikemaks on teine toode. See kaitsmine ei maksa midagi. Sentimeetritega ma ei mängiks. No, just, millega saab mängida? Väliskuju, värv, muster. Näiteks põhimõtteliselt on kogu see sein on ka ju disainitoode. Ma võiks selle ära kaitsta, aga ma ei kaitse seda sellepärast, et see on tehtud unikaalselt siia ruumi. Aga kui näiteks kaitsta, siis ma paigutan need kujundid seal teises järjekorras ümber, siis on ta ikkagi... Siis pead sina selle nii-öelda välja mõtlema, kavatsed erinevaid variante. Sest ühes taotlus on võimalik erinevad variandid kirja panna, sa püüad nagu just, aga kui need kirjeldatud ei ole, siis keegi tark teeb teises järjekorras ja mu kaitsmine ei loe midagi. Jah, aga küsimus on ju selles, kui sul üldse seda dokumenti ei ole, siis sa ei saa üldse mitte midagi teha. Aga kui sul on midagigi olemas, sa saad saata kas hoiatuskirja ja ma arvan, et ma ei ütle valesti midagi, 60%, kes saavad hoiatuskirja, tõmbavad saba jalge vahele. 40% on natuke targemad, nemad lähevad teise patendivoliniku juurde ja küsivad nõu. Kui ta on hea patendivolinik, siis ta ütleb, et kuule sõber, sul on valida, kas jätad järgi või arvesta, et sul on järgmise 3 aasta kulu on 50 000, mis sa maksad advokaatidele lihtsalt vaidlemise eest. Eestis vist see üks positiivne näide, mida ma tean, on see kinotehniku, see Viewfinder, see Torbik, mille nad siis tööstusdisaini lahendusega ära kaitsesid, et kes ei tea, et siis see on digipeegelkaameratele selleks, et sa saaksid päikesevalguses vaadata, mida sa pildistad või mida sa filmid, et siis on selline magnetiga käib selline torbik käib siis sinu digikaameral taha sinna ekraani peale ja siis sa saad sealt vaadata, et on hea nagu hea toimetada. Ja nende puhul, nii palju kui mina olen kinotehniku poistega rääkinud, et neil see töötas sinu öeldud 60-40 printsiip, et piisas, kui nad hiinlased hakkasid, siis kui nad edukaks osutusid ja müüsid neid mingite 100 000 kaupa, et siis hiinlased hakkasid järgi tegema ja siis piisas Euroopas, kui käisid ja näitasid, et mul on õigused ja päris paljud koristasid letilt ära, ilma et sa oleks pidanud kohtusse minema. Ja, ma ei tahtnud seda näidet tuua, sest see ei ole mööbliga seotud, aga ma tean, kuna ma ise olen seal olnud juures, siis jah, selles mõttes oli näiteks hea, et me saime nagu sabas kinni, me saime nagu õigel ajal need liigutused ära tehtud ja tõesti, kogu see tänapäeval ise mööblit hakatas ka müüma e-poes on. Üldiselt on need suured e-poe müüjatel on ikkagi reeglid ees. Kui ma teen sinna Amazoni või e-Paissi ikkagi kirja ja näitan, näete, mul on siin õigused, see, kes müüb seal kõrval, on piraatkoopia, siis üldiselt need suured e-poed, need panevad asja kinni. Nad ei taha vaidlusi, sest nad teavad, et need vaidlused võivad minna väga kalliks maksma. Aga mina ütlen seda, et ega ei saa alati ka sellepärast disaini kaitsta, et nüüd ma lähen kohtusse kindlasti. See pigem on see, et kui ma ei kaitse, siis mul ei üldse mitte midagi, kellegile midagi öelda. Ja ega teinekord ei olegi vaja kaitsta. Ma avalikustan ära, mis tähendab tegelikult seda, et keegi teine ei saa seda enam kaitsta, aga mina saan vabalt seda toota. Ka nii on võimalik. Mul oli ka üks küsimus kohe siit sabast kinni, et sa ütlesid, et siis läheb nagu Amazon ei taha kohtusse minna. Aga kellega siis kohtusse minnakse? Tegelikult sa pead rikkuja kohtusse. Rikkuja on ju tegelikult tootja ju. Rikkuja, kes siis toodab seda, oleneb, sa võid ka minna niimoodi, kõigepealt sa hüppad turri edasimüüjale. Edasimüüjad tavaliselt tõmbavad kohe saba jalge vahele, sest nemad ei taha üldse selliste jamadega tegele, nemad ütlevad sellele tootjale, et mina enam seda ei osta sinu käest, sest minu poole tuldi kurja kirjaga. Ja teine asi, et see kehtib ainult, nüüd kui ma kaitsen selle, nagu ütleme,
teiega siin Euroopa tsoonis, siis ta ainult Euroopas toimib. See ei toimi siis, ütleme, kui ma läheksin Ukrainasse, Venemaale või Ameerika Ühendriikidesse. jah, siis kuna see kaitse on territoriaalne, kui ma näen, et mu turg on Ameerika ainult, siis ma pean arvestama Ameerika reeglitega ja pean Ameerikas need, ütleme, disainipatendid nii-öelda sisse andma. Ehk tegelikult Hiinas ma võiksin toota ja Euroopas ka müüa, aga lihtsalt see edasimüüja peaks olema siis nagu nii kõva südamega ütleb, et see ei ole sinu asi selleks, et see on Hiinas toodetud ja sul ei ole Hiina patenti. Kui mul on kaitstud Euroopas, aga toodetakse Hiinas ja nii kui te tulete siia Euroopa piiri peale, siis saate minu käest kohe laksu ära. Siis selge. Nii, aga selle toreda mõttega võikski lõpetada. Aitäh sulle, Margus! Ma ei tahtnud laksu kellelegi anda.